Tervitus, Merike ja numbrite keel. Täna on 18. juuni. Läheneme kogu aeg jaanipäevale ja nii nagu ikka reeglina, siis jaanipäev hakkab kiskuma selliseks vesiseks ja kui mitte kusiseks. Ma ei öelnud seda häälega. Nii, aga ja teate, selline segamini, selline natuke siit, natuke seal, sirgiti-sorgiti selline video tuleb nüüd täna. Mul on nii palju mõtteid. Ja, meditatsiooni hetk tuleb juba lendab, meile läheneb kogu aeg. Sammud lähenevad, nii nagu selles lumekuningannas oli. Teeme väikse pausi. Ma elan üsna siin metsa lähedal ja vahest tuleb nagu selline suur lennuk, et selline tunne on, kui ma nüüd natukene hüppaksin kaks mind veel peale, siis ma saaksin sellest kõhust kinni. Päris mega. Ja ma olen siin elanud juba ikka tükk aega, äkki varsti 5 aastat või. Ja kui te arvate, et ma olen väsinud, siis ei ole. Mul kogu aeg tatt ripakil ja sülg jookseb suur nurgas, kui ma vaatan neid suuri lennukeid, et tõsiselt nagu suur. Okei. Nii, kuhu ma tahtsin jõuda? Näete, hakkab kohe mõtte lappama. Nii, esiteks see. Natukene tahtsin selgitada, mis on siis 2 täispaketi vahe. On tulnud küsimus ja õigemini siis teate need, kes saavad kirjaliku hinnavahe loomulikult. Siis kirjalik klient ei saa minuga kõnet seal selle järgi. Me ei räägi, ei analüüsi tema asju niimoodi südamest, tundeliselt ja kõik muid asju. Mul on väga kahju selles suhtes, et väga mõned kliendid, siis nad on nii täis õhku ja tahavad minuga jagada oma rõõmu, mida nad seal on lugenud ja siis, et kas sa panid tähele seda ja muidugi ma panin tähele, aga teate, füüsiliselt mul ei ole lihtsalt seda aega ja ma hindan oma aega nüüd väga, sellepärast, et ma olen teile väga super tänulik, et teid on nii palju, kes on tellinud ja usaldate mind ja ma tahan teid kõiki aidata selles osas, et järjekord on mõnus tulnud. See, mis on siis number 1 pakett, ehk siis häälsõnumitega teen seda ja sina saad mulle häälsõnumeid tagasi panna ja siis me teeme vestluse. Mul on siis tehtud see niimoodi, et kas 2 vestlust, siis 1 on seal keskel mingi pool tundi ja tavaliselt see libiseb pikemaks, ma ei vaata täpselt kella. Ja siis teine on siis lõpus, aga üldjuhul nüüd on kiskundki niimoodi, et teeme lõpupoole ja see on tund poolteist selline. Aga üsna magusad on need vestlused. Ja see on nagu nii mega, teate, mul on nüüd olnud siin, ma võtan nüüd töö alla siin sellist asja, et enne jaanipäeva saaksin nüüd need inimesed, kelle ma olen lubanud juunis ära teha, et ma tahaksin teid ära teha, vaatame, kuidas ma jõuan. Siis, mis ma tahtsin ütelda? See on nii mega selles suhtes, et minu klientidest tuleb mulle koostööpartnerid. Ehk siis, kui te mäletate neid videoid ja neid on üsna palju, kui ma olen hüüdnud üles, et teie, kes te olete seal terapeudid, coachid, psühholoogid, energiavahetajad, mingite kausside keerutajad, ma ei tea, kasvõi taroloogid, andke ennast üles, aitame inimesi. Et ma olen jah mõelnud siin, et mingisugune, me veel mõtleme natukene, mida me teeme, et minu kodulehele küll tuleb täiesti omaette leht, kus on koostööpartnerid ära loetletud. Ja sina, kes sa nüüd tunned, et ei kurja, ma ka tahaksin nii õudselt, et ma võib-olla ei vaja seda sünnikaardi analüüsi, ei ole vaja, lihtsalt kirjuta mulle, sa leiad mind Messengerist üles, sa leiad mind igalt poolt üles, ühesõnaga numbrite keele alt. Ja mul on väga hea assistent, kes vaatab, et mitte ühtegi kirja 2 silma vahele ei jääks. Nii et kindlasti me näeme sind. Isegi sealt, mis need on, prügikastist leiame üles. Osad lähevad rämpsposti, aga me isegi sealt leiame teid üles. Et jaa, ma olen väga tänulik teile 2 kliendile. Juba nimesid ma ei nimeta, aga meil hakkab koostöö teiega edenema. Küll sa siis minu videot vaadates aru saad, kes sa oled. Ma väga tänulik sulle. Ja siis teie, kes te võtate selle teise täispaketi, mõlemad paketid on täiesti okeid. Mul on seal veel hästi sellised väiksemad pakette, kui sa saad lihtsalt vaadata oma missiooni. Ma teen jah, nad kõik kirjalikult, et need, kes saavad kirjalikult, siis ma ei jää teiega pikalt seal lobisema. Võib-olla ma mõtlen kunagi välja sellise asja, et mul on küll kalender seal olemas, et kuidagi, et on võimalus muga rääkida. Ma täpselt ei tea, seepärast, et praegu on nii toredalt kõik nagu hõivatud. Ja ma olen väga tänulik teile. Teate, mis veel üks asi? Ämblikvõrk tuli.
ma olen metsas ju, keegi püüdis kinni mind praegu. Jaani uss, vot. Tahtsin teid tänada teid, kes te olete nii palju siin YouTube'is. Teate, minust on nüüd ka tulnud siis YouTuber märkamatult. Et YouTube on mind tänanud koostöö eest ja niimoodi me läheme lippade-lappade edasi ja siis tuli hästi hea uudis mulle eile YouTube'i poolt. Ma arvan, et kõik, kes tegelevad siis YouTube'iga, et kõigile tuli mitte ainult siis mulle, et ma ei ole mingi ekstra välja valitud. Aga et nüüd pidid tulema ükskõik, mis keeles inimene satub vaatama. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see tuli nüüd 19. juunist või millal, et siis hakkavad tulema subtiitrid. Ma tegin Soome kanali ka, numeroiden kieli, ja olen seal rääkinud paljudele, et kui te vähegi oskate eesti keelt, et minge vaadake Eesti kanalit ja osad ongi käinud vaatamas. Ja on kurtnud, et neid subtiitrid ei tule soome keeles sinna, aga nüüd YouTube lubas sellist asja, et kõikidele videotele tulevad siis subtiitrid selles keeles, mida inimene satub kuulama. Ehk siis, kui sul on keegi väga hea Hiina tuttav ja tahaksid talle seda pakkuda, noh siis kui ta arvatavasti avab selle omal maal, on ju. Ma ei tea, kas seal on lubatud üldse YouTube. Venemaal vist ei ole lubatud. Ma täpselt ka kursis ei ole, sest poliitikat ma ei jälgi. Isse mulle keegi eile ütles, et Iisraelis või Iraagis pidi olema sõda. Näete, ma elan täiesti mingi roosa mulli sees. Ma nagu mitte midagi ei tea. Siis ma mõtlesin ka, et no siis ma ei pea teadma seda. Ma ei lähe praegu sinna ja siis mõtlesin, et issand, kui hoitud ma olen oma numeroloogiaga. Mõni mõtleb, et issand jumal, mitte midagi elust ei tea. No ei tea jah, vaata. Sorry, selline ma olen jube igav inimene. Ja, ehk siis, need vahvad YouTube arendab kogu aeg neid asju ja mina õpin YouTube'i kogu aeg. Ja siin on mul hästi kihvt üks tellija, kes tegeleb makrameega. Tal on hästi palju ka jälgeid, aitäh sulle, tema paneb ka mulle neid ajavööndeid sinna. Ma ei mäleta, lihtsalt su nime. Sääsed tulevad, seal tuleb biopesa sisse, no uskumatu. Ja nii päev on tulemas, sellised kuule ussikesed siin. Ja, aga tema on õpetanud mind ja siin, kui sa oled hästi selline YouTube'i spetsialist, sa võid mulle ka anda mingeid märke ja asju, kuidas seda seal tuunida. Aga üleüldiselt ma olen teile kõigile tänulik, nagu siiralt tänulik. Mis ma veel tahtsin ütelda? Mul oli veel üks mõte, mul oli nendest pakettidest juttu. Jah, et teie, kes te võtate kirjalikud, et ärge siis olge kurvad, kui te ei saa minuga niimoodi sõbrannalikult nagu vestelda. Alati on võimalik mulle kirjutada sinna Messengeri ja siis ma leian aja igale ühele mingisuguse lause ikkagi ütlen sinna, seepärast et ma olen selline, mulle meeldib inimesi aidata, sest mul on meeldinud see, kui mind on aidatud. Aga noh, kuskil on piir, eks ju. Siis mul oli nii palju mõtteid täna veel, kui ma metsaksin sättima ennast. Üleüldse see elu on nii huvitav. See on nüüd avatud mikrofoni selline koht jällegi. Ma olen väga tänulik teile, kes te kommenteerite. Eks minu jutud on hästi palju kõnetanud teisi inimesi ka, et teate, see elu on kummaline. Ma olen ju eestlane, eks ju. Ma olen sattunud kunagi siia Soome. Nüüd ma saan aru, millest see oli. Ja teate, mul on kliendid, kes tahavad uurida, kui ta on praegu näiteks vabavallaline, siis ta tahab uurida enda kooselu eksidega. Vot, siit tuli see minu mõte. Vot, miks ma hakkasin rääkima, et ma olin Soome. Ma olen nagu läbi vere ja issa, kuidas seda üteldakse? Ma ei teagi, kuidas üteldakse. No ühesõnaga, ma olen Eesti patrioot, enne kui ma Soome tulin. Aga näed, elu lükkab täiesti teistmoodi. Nüüd numeroloogiat uurides, enda sünnikaarte risti ja rästi läbi vaadates, ma saingi aru, et ma pidin enne 30. kolima ühes kohast teise. Ja kõige suurem muidugi hüpe toimub siis, kui ma vahetan riiki. No kus ma siis seda teadsin, aga saate aru, nagu vägisi pidi see toimuma. Ja noh, see kõik, mis siin on juhtunud, on muidugi läbi partneri juhtunud ja ma olen väga tänulik talle. Muidugi see elu, mis sai temaga elatud, oli nii hea, kui oli ka halba, nii nagu igas asjas, eks ju. Et nüüd ma ütleksin, et õnneks see film sai läbi. Et aga olen tänulik, olen arenenud väga palju tänu sellele igas mõttes siis. Ja siis siit küsimus, et kas ma olen ennast ka sorkinud, oma suhteid sorkinud. No ütleme 2 viimast küll, jah, sellepärast, et need olid nii naljakad, et üks oli siis, kellega olin pikalt suhtes 14 aastat äkki või. Ta oli sündinud 28 päeval, miks ma nüüd elavalt alati räägin 28. Ja siis järgmine, mis oli, ma ütleksin, väga huvitav trükiviga, mis kestis äkki 1,5 aastat. Ma ei mäletagi täpselt, see oli sündinud 29.
ikka no megamüstilised inimesed, no päriselt. Ja veel muidugi aastad taha, mida aastad, kuu veel taha, nii nagu ma ütlen, alati mõjutab nii kuu kui aasta ja ma pole neid rohkem nagu uurinud, seepärast, et vaata 28 on ju kokku 1. Ma tegin selle video, 29 on kokku 2. Ja ma sain väga hästi aru, mis on mis. Aga lasteisaga, temaga ma pidin lihtsalt lapsed saama. Teda ma pole üldse analüüsinud, seepärast, et minu meelest on ta üks vahva mees. Ja me saime nagu ülilahedad pojad, et ma olen väga õnnelik. Ja üleüldse ma arvan, et ma olin rohkem kooselus tema emaga. Et ju siis see pidi nii minema. Ma olen nagu väga rahul ja väga õnnelik. Eks siis te teate isegi, te kes te olete lahku läinud või kes te olete jätnud või teid on jäetud, et ega see siis ei ole ju meie lahkumine. Siis tahaks nagu vapsee nagu täiesti ära minna sellest olukorrast, et tahaks, et see oleks juba läbi. Aga siis, kui sa suureks kasvad, saad natukene eluaastaid juurde ja siis mõtled, et issand, kui tore. See oligi selle jaoks mõeldud, et niimoodi läheks. Ja siis mõnu. Siis sa vaatad seda, kui on albumit või vaatad mingit pilte, mõtled, no olid ajad, jumal tänud, et möödas on, vaata. On mingid teatud sellised situatsioonid meil elus, mis sa ikka teed? Mõtlen, kuhu ma nüüd läheksin. Ja, et jutt ei oleks ainult minust, siis ma tahan kindlasti, et sa kommenteerid, pange plussikesi, kui tunned ennast samas olukorras, ehk siis see, et oled mõelnud, et hakkad ühe elukaaslasega elama ja kuni surmani omast arust ja siis tulebki niimoodi välja, et sul ongi kogemata olnud juba 3 suhet ja siis lõppude lõpus, kui sa saad selle rahu majja, siis sa mõtled, issand, kui see läbi on. Et siis sa elad inimesega, kellega sa arvad, et sa eladki nüüd siis lõpuks nagu lõpuni. Mida iganes. Kõigil on omad lood ja siis nagu ma olen ka oma poistele öelnud, et ega siis ma ka ei teadnud, et ma niimoodi elama hakkan, et elage ise, vaadake, kuidas teil need asjad minema hakkavad, et ühel läheb ühtemoodi, teisel teistmoodi ja nii ta ongi. Nii, tulen tagasi klientide juurde, kes siis tahavad vaadata oma eelmisi suhteid, siis ma ütleksin niimoodi, kui sa oled vallaline, siis on see okei. Kui sa oled praegu uues suhtes juba, mis on kestnud sul, ma ei tea, siis kui kaua on ju, ja sa tahad lihtsalt sorkida huvi pärast, siis ma ei tea, mina võin numeroloogina seda teha, seepärast, et sa maksad selle eest, see on sinu huvi. Meil on energia siis nagu jaotatud, eks ju. Aga kas see sulle annab midagi? Vot, ma ei tea. Mida mina ütlen nüüd oma kogemusest, mida mina ainult uurisin, oli sünnipäev. Ja ma sain väga hästi aru, kes on 28 ja 29. Ja kuud ka mõjutasid sinna, aga ma tean, need inimesed on lihtsalt, nad on väga raske lapsepõlvega üldjuhul ja nad ei usalda lihtsalt maailma. Nad on muidugi teineteisest täiesti erinevad, 28 rohkem selline, kes imustab raha, 29 ka loomulikult, aga 29 rohkem vaimulik ja selline vaimulik. Okei, te olete nendest juba kuulnud küll, mis ma siin ikka heietan. Aga see, et kas sul on vaja teada, mis sinu eelmise suhtega olid ja teate see suhteanalüüs, kui ma sealt teen, ega mina ei vaata seda kui nagu minevikku, mina vaatan seda kui reaalset elu ja seal tuleb kõik asjad, seal nagu magamistuba puudutan ja puudutan igasuguseid asju, kuidas üksteist üllatada ja head meelt teha ja kuidas aega veeta ja nii edasi selles suhteanalüüsis. Ja siis pärast ongi niimoodi, et ai kurja, oleks äkki pidanud ikkagi temaga veel vussardama edasi. Aga mis see sulle annab, kui sul on juba uus suhe? Saad aru, kõik selline sorkimine, see pigem energeetiliselt minu arust natukene, mitte natukene, päris palju nagu ikkagi segab seda suhet, kus sa praegu oled. Aga ise saad seda siis nagu otsustada. Vot, see oli vist see lugu ka, mis ma rääkida tahtsin. Ja, aga teate, mis elukoha vahetuse suhtes, mis ma mõtlesin? Kommenteeri kindlasti siia sina, kes oled ka riiki vahetanud. Ja kui sa oled siis ühes riigis kuskil olnud ja siis sa arvasid, et issand, sul on nii palju sõpru. Ja siis, kui sa vahetadki riiki, siis tulebki välja, et sul polegi sõprus täiesti üksi. Ja ma arvan, et hingelt ja vaimult kogu aeg olnudki selline üksik kunt. Kas mul on siis tuttavaid vähe olnud? Ei ole, aga teate, see inimene, kes mind nagu päriselt tunneb, vist ei teagi. Sellist inimestest ei olegi. Mul oli kunagi üks lapsepõlvesõbranna, kellega pikalt ja kaua olime koos, aga 1-2 sain aru, et ma pidin selle suhte lõpetama. Ja nüüd numeroloogina ma olen natukene analüüsinud teda. Ja ma olen talle väga tänulik, et ta mu elus on olnud, sellepärast, et see suhe õpetas mul kogu aeg õppima, ütlema ei. Ja ma ei teinud seda. Ma lihtsalt ei osanud seda teha, nii nagu need 2 suhet, kus oli siis üks elukaaslane oli 29 sündinud päeval siis ja teine 29 ja nemad õpetasid ju ka tegelikult, et ma pean saama iseseisvaks ja ei õppinud vaata.
et mõtelge siis, kui palju siis äkki minu elust mingisugune äkki 30 aastat on siis kogu aeg taotud, nagu saad aru, haamriga vastu pead, et õppi ütlema ei. Nüüd õpin vaikselt, ega ma enam ei lase ennast niimoodi norida. Ja nüüd muidugi mulle piisab sellest, kui sa ütled, mis päeval, kuul ja aastal sa oled sündinud, siis ma tean täpselt, kes sa oled. No väikse nüansiga, aga siis ma ka täiuslik veel ei ole. Ma olen peaaegu juba teinud 200 analüüsi, mis tähendab, et ma olen kogu aeg võidu poole peal. Et siis mulle pole vaja öelda täpselt, mis su nimi on. Ma teen ikka nalja juba sellega ja siis teate, üks hästi lahe kommentaar oli ühelt, ma ei tea, kas YouTube'ist või kes see mulle kirjutas. Ütles ka, et mis Ameerika meiega teed, et tema juba vaatab ka inimesi numbri järgi. Mina ütleks, see küll paha ei ole. Ja õppige selgeks, teate, mis see YouTube'i video. Äkki ma teen tulevikus ta veitsa veel teistmoodi, et natukene veel paremini aru saaks. Aga minu meelest on see juba hästi öeldud. Ehk siis see suhte numbrid, et kes kellega sobib. Ehk siis see puudutab nii kooselu, see puudutab nii partnerlussuhet, see nii puudutab ka lastega läbisaamist. Ehk siis mäletate, see 2 oli hea, kui liidad kokku sünnipäevad, te saate 2, siis number 6 oli okei ja number 9 on okei. Kõigil on ka omad miinused, kõigil nendel 2, 6 ja 9, aga need on kõik ideaalsemad. Et kasutage, see peaks olema nagu A ja O peas, niimoodi nagu matemaatikaõpetaja ütles, kellel meeldis mind tukistada kogu aeg. Ma olen matemaatikas 2, saate aru. Sa ütlesid, et Meriki, sul peab peas olema, kui ma äratan sind keset ööd, et 2 × 2, mis see on? Ja siis ma jubedalt kartsin. Kurat küll, kus oli vägivaldne mutt, ja kogu aeg tukistas. Teate, siit tagant just, siit tagant. Kommenteerige, keda on ka koolis. Ja ühel õpetajal meeldis kogu aeg joollaavaga pikku sõrmi anda. Ohoh. Ma ikka ütlen talle tere küll ja ma ikka mõtlen, et oi jumal küll, kuidas teid ikka. See oli see kuldne nõukogude aeg. Oleme tänulikud selle, seepärast me nii sitked olemegi 90-ndatel sündinud seal. Või 70, mis iganes. Näete, nüüd lähebki lappama jälle. Ju siis ma pean lõpetama. Ja võt, mis ma veel tahtsin ütelda, see õppige pähe ja see sama video, pange see kuidagi endale kohe taskusse, need suhted. Siis teiseks, mida ma väga soovitan tähele panna, mis ka kogu aeg võiks nagu kuklas niimoodi hõljuda, on see teadmine, et mis see aasta sinule loeb. Mul on siis see, et mis toob sulle 2025 aasta ja kui sa oled sündinud septembris näiteks, siis sinul hakkab see aasta 2025, mis ma seal räägin, see hakkab sul siis septembris pluss-miinus 1 kuu. Ja siis sealt juba järgmine, mida siis vaata, ärge ainult hulluks mingi, ma alati räägin, ärge minge ainult hulluks, et siis järgmine sealt vaata seda kuu mõjutust. Sest mina näiteks reaalselt mõtlen päriselt iga kord, kui keegi minuga mingit koostööd tahab pakkuda, ma kohe vaatan, aha, okei, sünnipäev see ja see, mina olen 16 päeval sündin, liidan kohe kokku, vaatan plussid-miinused. Mul on meeskond, nii nagu ma ütlesin, ja ma tean täpselt siis oma meeskonnaga ka, kes numeroloogia meeskond, kes mul on, ma olen täpselt neile otse öelnud ka, et no näiteks ühega tuli meil number 5, on ju. Ei, mul on mõlemaga see ühega. Mul on teate, milline lahe meeskond, mul on 2 minu lähedast sugulast, üks on sündinud ka 16. päeval ja teine on sündinud 7. päeval, eks number 5. Ja seal on see oht, mis 5 toimib väga hästi. See energia. See on logistiliselt väga hea, üksteise mõistmine väga hea, õpetada oskavad väga hästi, kuid siin on see lugu, kui sa saad sünnipäevast kokkuliitis viia, et ei kukuks targutama. Ehk siis see, et kui mina midagi tean, siis see teine pool ka teab ja siis, et see, et aga ma ju ütlesin, vaata, vot minu asi, vot see töötab kõige paremini. No vot sellist asja ei tohi olla ja ei tohi olla seda. Mina ütlen see nina püsti, vene keeles on hästi öeldud gardõnja, ehk siis kuna te teate, et mul on see nagu vene keele materjal kõik, siis see on see, et saad aru ülevalt alla vaatamine. Noh, et see on see kokkusobivus number 5, kui teil tekib. Et aga muidu väga hea ja ma olen nii õnnelik nende üle, et mu missioon on, et minu meeskond kasvaks minu suguvõsas. Et aga noh, mõned on veel väiksed selle jaoks ja. Aga suur tänu sulle. Suur tänu sulle ja siis sina, kes sa nüüd tundsid, et sa tahaksid ikkagi koostööpartneriks mulle tulla ja et sinu nimi oleks ka seal minu kodulehekülje peal ja võib-olla minu numbritekeel.ee oleks ka sinu kodulehekülje peal, siis anna mulle märku, suhtleme enne, vaatame, kuidas meil mätsib ja aitame
aitame meid kõiki, seepärast et mina aitan ju ennast ka igapäevaselt ja ma olen teile kõigile siiralt tänulik. Ma arvan, et ma veel tulen siia laivi enne jaanipäeva, seepärast et mu jaanipäeval ei ole mingisuguseid plaane, hakka vist vanaks jääma. Et tegelen teiega numeroloogia kliendid ja mul on tegelikult üks hästi huvitav video, mida ma tahan teile veel üles panna, õigemini videomaterjal, et mida toob suvi 2025, kus ma natuke käsitlen juunit, juulit ja augustit. No niimoodi üleüldiselt, aga seal on ka nagu üks väike tera sees, et vaatan, kas ma jõuan siin lähipäevil sellega teile üles sikutada. Ja muidugi mul on töö all ka veel number 3. Oi kui huvitavad te olete number 3. Ja mina olen tegelikult märtsikuus sündinud, see mõjutab mind ka. Ja ma ei teadnudki, et ma selline kusipea olen. Heas mõttes. Sest nii nagu ma ütlen tegelikult, et igas numbris on plussid ja miinused. Jumala eest saage inimesed sellest aru, et ja kui ma räägin nendest, siis et ma ei räägi konkreetselt sinust. Et ma olen nii toredaid sõnumeid saan ka, aga õnneks ma lohutan ennast sellega, et saate aru, vaatajaid on nii palju ja siis kui näiteks 2 sellist pipratera siia sisse satub, siis ma enne loen seda ja siis ma mõtlen, et issand, kui kahju mul sust on, aga noh, selles mõttes, et ma ju ei räägi konkreetselt sinust, eks ma räägin üleüldiselt, siis kui sa saad sünnikaardi selle tellid, siis ma räägin konkreetselt sinust, vot siis sa võid küll hakata nagu mulle vastu. Aga selliste numbritega inimesed, kes mulle siia pipart panevad, nemad ei telligi seda, sellepärast, et nad on targad juba niisamagi. Vot niimoodi, nüüd ma lõpetan, näete, lennuk andis ka rahu, ju siis ma nüüd pean lõpetama. Küll aga aitäh sulle ja toredaid jaane, kui enne ei kohtu või sina siia sisse ei tule YouTube'i sisse. Tšauki-pauki, aitäh, et oled olemas.